tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmis podcasti Tumedad tunnid suure suvise järjejutu 4. osa. Aasta on 2026. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Kui sattusid siia kogemata, siis mine esimese osa juurde ja kuula, kuidas asi alguse sai. Ma loen teile 4. osa Häli Kivisilla muinasjutulisest armastusloost Siidisärki kuldakörti. Me jagasime needuse osadeks, seletas Aksel mulle. Ehalõim oli laua ära koristanud ja Aksel oli sellele ladunud hulga raamatuid, mille ta oma kambrist välja tõi. Tema käes oli paberileht. Tegemist võis olla looma, vere, materjali või kuradi needusega või kombinatsiooniga neist. Hakkasime peale kõige lihtsamast. Ta asetas paberilehe minu ette. See oli täis läbi kriipsutatud sõnu ja fraase. Ma lasksin pilgul üle lehe käia. Alustanud oli Aksel loomaneedustest. Iga needuse järele oli kirjutatud vastuloits või rituaal ja see siis läbi kriipsutatud. Kõik oli kirja pandud süsteemselt, hoolikalt, sama käekirjaga, mida ma raamatuaida paberilehtedel olin näinud. Ma vilksatasin Aksli poole vaadata, kes oli minu kõrval laua kohale kummardunud. Ta silmad hiilgasid küünlavalguses ja ta näol oli iseäralik õhin. Sõrmega mööda paberilehte vedades selgitas ta iga loitsu või rituaali põhimõtet, selle katsetamise meetodit ja tulemust. Ta polnud hoopiski see uje ja poolkohtlane poiss, keda ma järve ääres olin kohanud. Mees minu kõrval rääkis kiirelt ja selgelt, andis iga mõtte täpselt ja lakooniliselt edasi, õppis igast negatiivsest tulemusest. Vanatädil polnud vanapaganate suhtes õigus olnud. Miks te inimestele nõdrameelse mulje olete jätnud? Küsisin ma. Aksel, kes oli ametis loitsu kirjeldamisega, peatus poolelt sõnalt. Kogu meie maa on täis jutte, kuidas kavalants vanapaganal naha üle kõrvade tõmbab. Aga ei sina ega su isa ega su vana-vanaema pole nõrgaarulised. Aksel ajas selja sirgeks ja ta tunnistas mind. Ma vaatasin talle avameelselt otsa. Iga maa vanapaganad on oma rahva moodi, sõnas Aksel viimaks. Aga me saame ka teie ettekujutust meist muuta. Kui me laseme teil mõelda, et üks tavaline talupoeg meist võitu saab, säilib inimestes lootus, et kõik pole kadunud. Et kui nad kord juba vanapagana üle kavaldavad, saavad nad seda teha ka teiste võimumeestega. Riigiametnikud, kirikuõpetajad, mõisahärrad, laususin ma Aksli sõnade mõtet adudes. Aksel noogutas. Aga me saame seda teha ainult siis, kui me elus oleme ja meie maa on meie valitsemise all. Kui Gaultier tuleb, ta ei lõpetanud oma lauset. Ma tõmbasin lähima raamatu enda ette. Vereneedused oli selle esikaanel kirjas. Aksel võttis paberilehe ja läks oma tooli juurde. Ma jätkan kuradineedustega, sõnas ta.
3 tilka verd piimajõkke, ütlesin ma tund aega hiljem. Minu mainitud loitsrituaalil polnud midagi tegemist põrgule pandud needusega, aga pidi aitama jõe kaitseloitsu tugevdada. Üldiselt nõudsid kõik kaitseloitsud verd, nagu ma viimase tunni jooksul selgeks olin saanud. Aksel vaatas oma raamatu kohalt üles. Ma proovisin seda, ütles ta. Enda verega, maa pealt toodud lehma verega, teiselt maalt röövitud kuradi verega. Ei aidanud. Äkki on vaja uue põrguemanda verd? Aksel trummeldas sõrmedega vastu lauda. Mu isa uus naine suri enne ära, kui ta verd sai anda, ütles ta. Trummeldas veel veidi ja kehitas siis õlgu. Proovime järgi. 20 minuti pärast seisin ma Piimajõe kaldal ja Aksel hoidis teravat väitsa mu välja sirutatud sõrme kohal. Ta vaatas mulle ootavalt otsa. Inimeste puhul peab vere andmine olema vabatahtlik. Muidu loits ei toimi, sõnas ta. Ma noogutasin. Aksel kõhkles veidi, enne kui noa otsa mu sõrme torkas. Kui veri haavast üles pulbitses, keerasin sõrme allapoole ja lasin verel jõkke tilkuda. Piim kohises ja moodustas veekeerise, mis veretilgad aeglaselt endasse tõmbas. Siis jäi kõik vaikseks. Me ootasime, aga midagi ei juhtunud. Aksel vaatas jõge, vaatas mind ja ta silmad, mis olid terve tee säranud, muutusid tuhmiks. Ta pööras ringi ja läks tagasi hobuste juurde, kes olid veidi eemal puu külge seotud. Tuled ka või? Küsis ta, kui ma ikka veel kaldal seisin. Ma pigistasin torgatud sõrme pöidla vastu. Seda, et ma leidsin veel ühe rituaali, laususin ma kõhklevalt. See oli tegelikult olnud teine rituaal, mida ma olin lugenud, aga ma ei tahtnud seda Akslile öelda. Ta võiks sellest valesti aru saada. Ja tollest esimesest loetud rituaalist saaks kohe kindlasti valesti aru, mistõttu ei kavatsenud ma seda talle kunagi mainida. Aksel haaras võigu sadulast kinni ja tõstis jala jalusesse. See pole ka just needusest lahti saamise loits, aga ühes raamatus oli kirjas, et kui mõrs ja piimas supleb, toob see tallu hea piimaõnne. Mu sõnad sumbusid öösse. Pingutusega jätkasin. Aga jõel on loits peal ja ma ei tea, mis juhtub, kui ma sinna peaks astuma. Aksel tõmbas jala jalusest lahti ja tuli mu juurde tagasi. Sa tahad jõkke minna? Küsis ta. Praegu? Tema silmad olid taas hiilgama hakanud. Kui see on ohutu, vastasin. Ja ma ei kavatse põgeneda ega midagi. Su isa ütles mulle, mis juhtub põgenenud pruutidega. Aksel vaatas paremale ja vasakule ning üle jõe. Sirutas kaela, naksutas sõrmi. Ma võin vanaema paluda, et ta sellelt jõelõigult loitsu ajutiselt maha võtaks, sõnas ta ettevaatlikult. See ei pea suur lõik olema. Piisab 2 meetrist. Aksel vaatas mind ja ta lõuapärad liikusid aeglaselt, nagu ta mäluks oma välja ütlemata sõnu. Tema silmades säratas lootus. Ta hingas mitu korda sisse ja välja ja pures alahuult. Viimaks pani ta käed suu ette toruks ja hüüdis õhku sõna, mille tähendust ma ei mõistnud. Veidi aja pärast tuli tuulega vastus ja Aksel nookas peaga jõe poole. Võid jõkke minna. Ma pean riided seljast võtma, sõnasin ma ebaledes. Aksel kortsutas kulmu. Ma ohkasin. Sa oled meesterahvas.
Ports aksli kulmude vahel muutus sügavamaks. ja mina ei ole. Selle peale aksli nägu selgines. Ta avas ja sulges suud paar korda, enne kui käega hobuste poole viskas. ma siis lähen ja olen seal. hüüa, kui sa rituaaliga ühele poole saad. ma ootasin, kuni ta võigu juurde jõudis. ta seisis minu poole seljaga ja paitas hobuse koonu. ma võtsin käised, vöö ja seeliku seljast ning pastlad jalast. Neile lisasin kuhja villased sukad. nüüd seisin ma Alussärgi väel Piimajõe kaldal. Aksel oli ikka veel minu poole seljaga. Kiirelt tõmbasin ma Alussärgi üle pea ja jooksin vette. Olin eeldanud, et piim on külm, aga see oli kehasoe. ma kükitasin ja lasin piimal enda üle uhtuda. Minu ümber oli vesi 70 meetri ulatuses tüüne ja ma nägin selgelt vastaskallast. Hetkeks mõtlesin ma kõigega riskida ja üle jõe ujuda. Siis aga tuli mu silma ette Marguse ema nägu, kui ta oli kuulanud Aino juttu minust ja vanapaganast. Ja ma teadsin, et isegi kui ma mingi ime läbi koju tagasi jõuaks, jääksid mind alati saatma võõriti pilgud ja tagaselja sosistataks minu kohta hirmujutte, mida Aino ja Margus omalt poolt taga õhutaksid. Ja siis nägin ma vaimusilmas Gaultieri, kitsad vuntsid õhukestel huultel võbelemas. Ei, ma jään siia. Ajasin käed laiali ja libistasin end sügavamale vette. Piim lainetas minu ümber, embas ja soojendas mind. Keerutasin end 13 korda ühtepidi ja sama palju kordi teistpidi. Pesin nägu ja juukseid piimaga, nagu rituaalis oli kirjeldatud, ja sosistasin lisaks piimapalve, mida mu ema iga poegimise juures lehmadele ja teistele lojustele lausus. Selle palve oli mu ema külatargalt saanud ja kuna mina poegimiste juures abiks olin, pidin ma selle pähe õppima ja temaga koos lausuma, sest ema sõnade järgi olevat 2 palvet alati parem kui 1 palve. Võik pruuskas ja ma vaatasin üles. Aksel seisis hobuse juures, ikka seljaga minu poole ja pingutas sadularihma. Ma tulen nüüd välja, hüüdsin ma. Aksli käed peatusid korraks ja hakkasid siis ratsmeid sättima. Ma liikusin aeglaselt kalda poole, valmis kohe tagasi vette taanduma, kui ta pead peaks pöörama. Aga Aksli tähelepanu oli täielikult ratsmetele koondunud. Kaldale jõudnud, riietasin end kiiresti ja kõndisin seejärel hobuste juurde. Aksel pööras end minu poole ja uuris mind üksisilmi. Kas on muutust? Küsisin. Kas lehmad? Aksel, kelle ilme väljendas hetkeks kimbatust, selgines mu viimaste sõnade peale. Ei veel. Ehk hommikul. Ma istusin sadulasse ja me hakkasime läbi öö otsetee märgiks oleva kalju poole ratsutama. Aksel piilus mind kogu kodutee jooksul. Mis see on? Küsisin ma, kui me maja ette olime jõudnud ja õrjetu oli hobused talli viinud. Ei midagi. Lihtsalt sa oled nagu õitsev toomingas, vastas Aksel. Ta käsi tõusis, nagu ta tahaks mu juukseid silitada, aga siis astus ta sammu tagasi ja kadus majja. Ma läksin oma kambrisse ja tegin kapi ukse lahti. Selle siseküljele oli kinnitatud peegel. Ma vaatasin ennast kuu valguses. Mu juuksed olid kahusse tõmbunud ja helendasid meekuldselt. Kõik mu riided olid niisked ja alussärk kleepus mu keha külge. Ma nägin välja nagu vettinud pabertorbik ja hoopiski mitte nagu toomingas. Pealegi, kes võrdleb naist toomingaga?
aga Aksli hääl oli olnud neid sõnu öeldes aval ja puhtsüdamlik. Ma raputasin pead ja sulgesin kapi ukse. Ma kujutasin seda endale ette. Ma pesin end piimast puhtaks ja pugesin voodisse. Mu käsi liikus harjunud liigutusega padja alla. Võtsin peegli karbist välja ja sosistasin juba pähe kulunud sõnad. Hetke pärast muutus peegel selgeks ja näitas mulle Ainot ja Margust, kes seisid Laubertide aida kõrval kase all ja musutasid kuuvalgel. Marguse käed liikusid iharalt Aino piha ümber ja pugesid käiste alla. Sa oled mu sõnajala õis, mu kõige kallim aare, sosistas ta Ainole kõrva. Aino puikles moe pärast vastu, aga lasi Marguse kätel omatahtsi ringi liikuda. Ma vaatasin kui nõiutult, kuidas Margus end Aino vastu surus ja aplalt tema huuli imes. Aino käte ümber olid kirstust võetud hõbekäevõrud ja kaelas kalliskiviga kaunistatud paks kuldkett. Käiste allserva pits oli tikitud kuldniitidega ja sõlg pärleid täis tipitud. Juustes oli sametpael, mis ta patsi kinni hoidis. Ta oli tõepoolest nagu sõnajala õis. Välja mõeldud lill, mida keegi kunagi näinud ei olnud, aga sellest hoolimata ihalesid. Mu kõht tõmbus valust ja haletsusest kokku. Mis oli üks toominga õis sõnajala õie kõrval. Aino lükkas Marguse eemale ja putkas naerusuil aita tagasi. Margus tõttas talle järele, aga Aino oli ukse riivi pannud ja Margus ei saanud sisse. Lõgistas ja anus pikalt ukse taga, aga vastuseks sai ainult Aino naeru. Ma panin peegli tagasi karpi, kui Margus maja poole hakkas astuma. Ta heitis mitu korda pilgu üle õla tagasi, aga aida uks jäi kinni. Pahameele asemel oli Marguse nägu naerul. See naeratus oli veelgi ilusam kui see, millega ta mind meie esmakordsel kohtumisel oli võlunud. Üks osa minust tahtis anuda, et ta Aino jätaks ja mind otsima tuleks. See pole ju nii raske. Vanatädi juttudes oli põrgu alati lähedal, alati kuskil naaberkülas või metsasalu taga. Teine osa minust tahtis Marguse näo küüntega lõhki kiskuda ja ta kuristikku visata. Keskendusin sellele viimasele, kui karbi sulgesin ja voodist välja ronisin. Minu kambrist Aksli kambri ukse taha oli tosin sammu. Ma koputasin ja ootasin. Aksel tegi ukse lahti, sarved sakris juuste vahelt sõjakalt välja turritamas. Ma tahan, et sa mind võitlema õpetad, ütlesin ma talle. Mis? Mida? Mis jaoks? Küsis Aksel unesegaselt. Tagavaraplaan. Kui me needust õigeks ajaks ei murra, tuleb meil võidelda. Ja ma lugesin, et kuradite vahelises võitluses on lisaks küüntele, hammastele ja sarvedele lubatud vaid taprid, noad, nuiad ja muud sarnased sõjariistad. Mina isiklikult eelistan mõõka. Sa oled põrgu emand. Sa ei pean küll. Sest nagu sa ütlesid, kui Gaultier tuleb oma sõjaväega, ei jäta ta meist kedagi ellu. Ja ma panin talle õuna pihku. Nii et kui ta on poolt nii vimma kandev, kui sa oled mul arvata lasknud, tuleb ka minul surra. Ja minu kindla arvamuse kohaselt olen ma suremiseks liiga noor. Niisiis, õpeta mind võitlema. Pööripäev on kõigest mõne nädala kaugusel. Sa ei saa selle aja jooksul põhitõdesidki selgeks. Ma saan midagi selgeks ja sellest piisab. Vähemalt ei sure ma kiljudes ja armu paludes. Ja kust sa tead, kui palju ma õpin või ei õpi või kui kiiresti? Aksel ohkas. Hea küll. Ma pöörasin end kannal ringi
ja marssisin tagasi oma kambrisse. Seal pugesin ma voodisse ja sulgesin käe peeglikarbi ümber. Margus võib Ainot kabistada nii palju, kui ta tahab. Aga ainuke, kes nende üle kohut hakkab mõistma, olen mina, mitte Jumal taevas ega hoopiski mitte too Prantsuse kehkenpüks. Vaheldumisi mõõgavõitlustundide ja aitade inventeerimisega vaatasin ma peeglist Marguse ja Aino tegemisi, kinnitades endale, et tegemist oli puhtalt uurimisega, et hiljem välja mõõta, millist karistust nad põrgus kandma hakkavad. Samal ajal, kui nad turteltuidena käsikäes Laubertite põldude vahel kõndisid, andis Aksel mulle esimese mõõgavõitlustunni. Seal said vatti nii mu käed kui jalad, õlad ja selg, kõht ja pea. Õhtul, kui Aksel tagasi majja jõudis, tegime läbi piima keetmisrituaali, kus ma oleks ennast peaaegu ära põletanud, kui Aksel mind kastruli juurest eemale poleks tõmmanud. Kui ta nägi, et ma väsimusest vaevalt sõrmi saan liigutada, saatis ta ööviu sauna kütma. Paharett vihtles mind innukalt ning voolis ja mudis mu keha, kuni ma valust karjusin. Ta aitas mu tuppa ja ma jäin sekundi pealt magama. Mu teine mõõgavõitlustund polnud palju parem, aga iga kord, kui Aksel küsis, kas ma tahan puhata, raputasin ma pead. Komberdasin üle silla peamaja juurde, kus vanaema mind lihaaitadesse juhatas. Seal rippusid võlukunsti abil külmutatud lihakehad. Ma lugesin sadu lambaid ja kitsi ja lehmi ja sigu, parte ja kanu, mille kõik raamatusse kirja panin. Need on koduloomad, sõnas vanaema, kui me haneaida ees istusime. Vanaema jõi õunamahla ning mugis leiba ja heeringasalatit, mille ma oma majast kaasa olin toonud. Homme läheme metsloomade aitadesse. Ta piidles mind, mu villides käsi ja sinikat, mille ma olin saanud, kui puumõõk oli vastu kivi põrganud ja sealt üles karanud, virutades mulle obaduse vastu pead. Kui sinust elulooma on, lisas ta juurde. Pärast lõunal käisid Aino ja Margus kaarikuga sõitmas. Õhtul lugesin ma kogemata valjul häälel tagasivõtu loitsu, mis pidi juustu tagasi piimaks muutma, aga pani selle asemel juustukerad sahvris möllama ja ehmatas nii koka kui ehalõimu poolsurnuks. Aksel vaigistas loitsu, kuid tavapärase silmakortsutuse asemel vaatas ta mind uudishimulikult. Sureliku kohta oled sa kiire õppija, sõnas ta. Oled sa kindel, et sinus nõia või sortsiverd pole? Kehitasin õlgu. Kellel oli vaja sortsiverd, kui viha sama hästi toimis? Järgmisel päeval läksid Aino ja Margus linna. Istusid kohvimajas ja lasid nii magusal saial kui piimaga kohvil hea maitsta. Mina suundusin Aksliga ilvese jahile, sest ühes raamatus oli kirjas, et läbi ilvese silma saab ära näha kogu tõe. Aksel püüdis ilvese kinni ja tõi lehmalauta. Sellele järgnes suur tohuvapohu, kus lehmad ammusid, ilvest sarvedega ründasid ja vaese looma taas metsa peletasid. Aksel jäi peaaegu ühe lehma sarvede vahele, sest ta oli liiga ametis nägemisloitsu lausumisega. Ma haarasin lehmal sarvist, pöörasin ta Aksli juurest eemale ja tõmbasin laudapõrandale maha. Järgmisel päeval seisis õunaaia kõrval uus ait, suur õun ukse peale põletatud. Aida seinad olid ääristatud pikkade riiulitega ja keset aeda seisis suur salv, poolenisti kuiva saepuru täis. Ma lugesin, et
õunad seisavad nii üle talve paremini kui korvides, sõnas Aksel salvele osutades kohmetult. Ma haarasin Aksli ümbert kinni ja embasin teda. Aitäh sulle! Olid ainsad sõnad, mille ma endast välja sain pigistatud. Nii ülevoolav oli mu rõõm. Aksli käed embasid mind. Õrnalt, nagu kardaks ta mind katki teha. Ta tõmbas mind enda poole. Ma oleksin saanud end lihtsalt vabastada. Selle asemel lasin ma ennast Aksli vastu tõmmata. Ta käsivarred olid soonilised, nagu kogu ta keha. Aga kui mind oma embuses hoidis, tundsin ma end nii hästi, nii õigesti. Vaatasin alla. Aksli suu oli minu oma nii lähedal ja lähenes veelgi. Ja siis lasi Aksel mu ümbert lahti ja astus sammu tagasi. See ait on minu päästmise eest, ütles ta, pilku saapa ninadele suunates. Ta pööras kanna pealt ringi ja astus pikkade sammudega talli poole, kus õrjetu lõpetas võigu täku saduldamist. Ma pigistasin käed rusikasse. Ma ei teinud seda aida saamiseks, hüüdsin talle järele. Mitte kõik teod siin ilmas pole äritehingud. Aksel traavis üle silla ja ei teinud mind kuulmagi. Nädala möödudes ei hoianud ma enam valust, kui tuli aeg hommikul üles tõusta ja mõõgavõitlustundi minna. Küll aga kiristasin ma hambaid, kui Margus Ainole poest kukekommi ostis ja nad seda lutsutades koju jalutasid. Samal õhtul korjasin ma põllult punapeedi, riivisin ja segasin jõusöödaga. Andsin prooviks ühele lehmale, kes sellesse alguses kahtlustavalt suhtus, aga paari päeva pärast nõudlikult juurde küsis. Aksel lasi põrgupoistel peedid üles korjata ja lehmasööda hulka lisada. Lehmad läksid lisasöögist aina priskemaks ja neile meeldisid laulud, mida põrgulised neile laulsid. Üks raamat kirjeldas värvikalt, kuidas laulud lehmadele hästi mõjusid. Kahjuks polnud sellel kõigel piimaannile mingit mõju. See oli viimane raamat, ütlesin ma 10. päeval Akslile. Sulgesin paksu nahkköite ja lükkasin laua keskele. Mu silmad punetasid raamatu tolmust. Rohkem meil maakeelseid raamatuid pole. Aksel vaatas oma raamatu kohalt üles. Tal oli kombeks pead nimetissõrme ja pöidlaga toetada ja see muutis ta kooliõpetaja sarnaseks. Ma ei suutnud ette kujutada, et ma teda kunagi rumalaks olin pidanud. Kui ma oskaks mõnda muud keelt. Kas sa tead ehk loitsu või muud viisi, kuidas ma kas või prantsuse keele kiiresti selgeks saaksin? Keele õppimine on keeruline kunst, vastas Aksel. Mõned neist raamatutest on suurt väge täis. Suuremad kui üks inimene jõuab mõista. Või on sul sahvris ringi mürgeldavad juustukerad juba meelest läinud? Muidugi polnud see mul meelest läinud. Eriti kuna Akslile meeldis seda mulle naljatledes iga päev meelde tuletada. Siis pead sa leppima, et rohkem ma sind aidata ei saa. Aksel ohkas ja kratsis sarvevahet ja vaatas mind mõtlikult. Viimaste päevade jooksul oli ta seda viimast aina sagedamini teinud. Kui ma tema käest selle kohta küsisin, teeskles ta teadmatust ja viis jutu mujale. Samuti polnud ta mulle rääkinud ei Toominga ega teistest õitest ega tollest viivust õunaaidas. Mitte, et ma seda oodanud oleksin, aga ta oleks võinud ju midagigi öelda. On ehk üks võimalus, sõnas Aksel viimaks.
ta tõusis ja läks majast välja. Mõne aja pärast oli ta tagasi, käes piklik ehtekarbike. Karbi sees, mustal sametil, lebasid paberirull ja siniroheliste kividega kaunistatud prillid. Noh, mis sa ootad? Pane ette, ütles ta. Ma võtsin prillid ja asetasin need ninale. Aksel sirutas minu poole paberirulli ja ma kerisin selle lahti. Ühe hetkega olin ma rullil olevad laused läbi lugenud. Siin on 17 keeles kirjas, et tegemist on lugemisprillidega, ütlesin ma naeratades. Sellest peaks sulle praegu piisama, vastas Aksel. Ta saatis minu ees olevad raamatud tagasi aita ja käskis prantsuskeelsetel raamatutel majja tulla. Neid raamatuid oli hulga rohkem kui maakeelseid. Ma võtsin neist esimese kätte ja lugesin pealkirja. Prantsuse kuradite enim kasutatavad needused. Avasin raamatu ja keskendusin trikkidele ja sulivõtetele, millega prantsuse kuradid inimhingi lõksu püüdsid. Aino ja Margus kuulutati kirikus 2. ja 3. korda maha ja talus käis kibekiire pulmapeo ettevalmistus. Minu mõõgavõitlustunnid Aksliga muutusid üha raevukamaks. Laulatuse päeval vaatasin ma, kuidas Aino seisis säravais ehteis kirikus Marguse kõrval. Tema nägu oli naerul ja Marguse kael punane ja nägu õhevil. Olge üksteisele head kaasad ja elage pikalt ja õnnelikult, õnnistas kirikuõpetaja neid. Ma jälgisin peeglist, kuidas noor paar kaarikusse istus ja kiriku õuest välja sõitis. Üks ainumas pisar langes mu põselt peegli pinnale. Aitab, sosistasin vihatsi, rohkem endale kui peeglile. Sapp mõru maik jäi sellest sõnast suhu. Nagu viimane tohlakas olin ma kõige kiuste südame põhjas lootnud, et Margus jätab Aino, et ta süda on minu küljes rohkem kinni. Vaadates, kuidas Margus kirikus Ainot silmadega õgis, kadus see lootus täielikult. Ja minu armastus Marguse vastu kadus samuti hoobilt. Nagu oleks see Marguse jah-sõna olnud see viimane piisk mu vahutavasse vihakarikasse. Pühkisin peeglilt pisara ja panin peegli karbi sisse. Karbi peitsin öökapi kaugeimasse nurka. Viimane kord, kui ma nende kahe järele luuran, lubasin endale. Mul oli palju olulisemaid toimetusi teha. Pööripäev oli kohe-kohe käes ja kuigi me Aksliga olime kõikidele raamatuaida raamatutele ringi peale teinud, polnud me needuse murdmisele sammukestki lähemal. Õhtusöögiks oli kanapraad ja magustoiduks ahjuõunad. Aksel vitsutas neid üksteise järel sisse, nägu mõtlik. Tema sõjariistad, mõõk ja tapper lähivõitluseks, raudkilp kaitseks, seisid kambri seina najal. Kui sa tahad, sa võid koju minna. Ma annan su vabaks, ütles Aksel äkitselt. Ma tõstsin pea taldriku kohalt. Ta vaatas mu avatud kambri uksest sisse, kuhu ööviu oli mu vast valminud sõjarüü voodile asetanud. Sepa tahutud mõõk lamas rüü kõrval. Ma tõin su põrgusse, et põrgut päästa, aga seda pole juhtunud. Kui sa siia jääd, saad hukka, jätkas Aksel, pead aeglaselt minu poole pöörates. Panin noa ja kahvli taldrikule. Kuhu on mul minna? Teades, mis siin sündima hakkab. Teades, et too kergats Gaultier hakkab minu küla inimesi piinama.
Ma raputasin ägedalt pead. Hei, ma jään siia. Sa ei pea. Pean küll. Peatusin hetkeks, et ennast rahustada. Me olime viimaste nädalate jooksul nii palju teinud. Nii palju loitse ja rituaale läbi viinud. Soost piimaputke korjanud ja seda pudruks tampinud. Veest piima proovinud teha. Aksel oli erinevatesse põrgutesse lipanud ja sortside põldudelt kive korjanud ja need koju tarinud, et need siis koldes kuumaks kütta ja seejärel külma vette kasta. Sest tema sõnade järgi polnud Gaultieril nii palju mõistust peas, et ta selle needuse ise oleks kokku pannud. Aga kivid polnud laulnud ja Aksel pidi leppima, et Gaultier oli needuse kas tõesti ise teinud või oli kasutanud väga tundmatu sortsi abi. Ma ei saanud lasta kõigel sellel tööl raisku minna. Eriti kui ma teadsin, et oli veel üks võimalus. Ma olin selle jätnud viimaseks, kuigi see oli olnud esimene, mida ma olin lugenud. Ma tean, et on veel üks needuse tüüp, mida me pole läbi teinud, ütlesin ma rõhutatult. Aksli silmad tõmbusid vidukile ja see ütles mulle, et ta teadis, mida ma järgmiseks ütelda kavatsesin. Ma sundisin end jätkama. Armastusneedus. Me pole ühtegi selle needusega seotud rituaali ega loitsu proovinud. Aksel nõjatus toolikorju vastu. Ta hääletoon oli ettevaatlik. Ma pole seda jutuks võtnud, kuna ma ei usu, et Gaultier võtaks armastuse oma needuse aluseks. Ta on prantslane ja teab hästi, kui heitlikud on tunded. Ka mina ei arva, et Gaultier oleks nii kergemeelne, aga ma hoidsin oma pilku Aksli näol. Me pole seda katsetanud. Aksel neelatas. Su süda pole siin, ütles ta. Ta pilk libises minult toanurka ja näole tuli läbi tungimatu ilme. Niisiis oli tema see, kes peegli mu tuppa pani. Ma valisin oma sõnu hoolikalt. See on tõsi. Mu süda oli kellegi teise küljes kinni. Aga nüüd olen ma oma südame tema küljest lahti harutanud. Ja oled valmis seda minu külge kinnitama? Ma raputasin pead. Aksli õlad tõmbusid pingule. Ma olen valmis seda sinuga jagama, sõnasin ma. See pole armastusneeduse murdmiseks piisav. Sel juhul ärme teeme seda needuse murdmiseks. Teeme seda endi pärast. Aksel vaatas mulle otsa. Sa oled minu vastu hea olnud. Me mõlemad teame, et üks vereneeduse murdmise rituaalidest on mõrs ja magatamine. Ja see ei pea vabatahtlik olema. Aga ei teinud seda sinu isa oma uue naisega ega sina minuga. See pole õige mehe komme, naist vägisi võtta, vastas Aksel. Ma raputasin naeratades pead. Siis on sinus rohkem õilsust kui mõnes surelikus mehes. Aksli käsi tõusis kaela mudima. Kavalantsud ja tema sarnased on vanapaganaid alati pügada proovinud. Ma arvasin, et sa oled üks neist, kui ma sind järve ääres kohtasin. Aga siis tulid sa põrgusse ja... Ta vakatas. Ja? Ärgitasin ma teda edasi rääkima. Sul on hea süda, vastas Aksel. Sa andsid Ruunale leiba ja olid kivimeistri vastu viisakas ja kostitad vanaema alati söögi ja joogiga, kui te aitades käite. Tegid mulle õunapiruka. Aitad mind needusega.
ta käsi oli kaelalt pähe tõusnud ning keerutas murumütsi. ta proovis midagi öelda, aga pidi mitu korda alustama, enne kui sõnad välja tulid. kui tuleb välja, et sa oled üks kavalantssudest ja et kõik, mida sa siiani teinud ja rääkinud oled, on vale jutt. ta pööras pilgu kõrvale ja pilgutas kiirelt silmi. ma tõusin ja läksin Aksli juurde. Võtsin ta pea oma käte vahele ja pöörasin enda poole. ma ei ole üks neist, ütlesin ma ja mõtlesin seda tõsiselt. ma mõistan, et me mõlemad oleme haiget saanud ja seepärast on ehk parem, kui me oma kooselu sammhaaval edendame. sammhaaval, küsis Aksel. sammhaaval, kui sa seda tahad. see kooselu ei pruugi meie olukorda arvestades pikk olla. lühike või pikk, olgu ta vähemalt üksmeeles elatud. Aksel ajas end toolilt püsti ja ma lasin kätel ta õlgadele langeda. Need olid sõlmelised ja pingul. toomingas, sõnas ta. ma ei tea, mida see tähendab. Aksel puudutas mu tanu ja tõmbas selle peast. mu juuksed langesid lahtiselt seljale. see tähendab, et sa oled ilus ja uimastav ja suursugune, kohev ja säbruline, kange ja helde, võrdne vastane ükskõik millise võõra põrgu valitsejale, võrdne paariline. Aksli sõrm puudutas mu põske ja ma võpatasin. ta libistas sõrme mu huulte ümber ja mu nahk kirvendas tema puudutuse all. ma sulgesin silmad. Aksli sõrm oli soe ja mõhnaline, aga mitte kare. ta oli mulle väga lähedal ja ta hingeõhk kuumas mu põse vastas. kui ta huuled vastu minu huuli puudutasid, olid need pehmemad kui põldmarjad ja sametisemad kui vaarikad. see kestis vaid hetke, enne kui ta eemale tõmbus. ma avasin silmad. selles põgusas suudluses polnud rohmakat iha ega nõudlikku omandussoovi. oli vaid üürike lembus, riivamisi vihje tulevikule, mida ei pruukinud kunagi tulla. ometi oli see minu jaoks enam, kui ma olin oodanud. tõeline suudlus tõeliselt mehelt. Aksel vaatas mind ja ma naeratasin talle. kuulatasin majast väljapoole jäävaid hääli. mitte kellegi jalad ei müdistanud üle silla, kellegi hääl ei karjunud, et lehmad on piima hakanud andma. Aksel kuulatas samuti. nii et polnud armastus needus, ütles ta kõvera naeratusega. mida oligi oodata? Aksli käed põimusid minu ümber ja ta hingas sügavalt sisse. mu käed liikusid iseenesest Aksli kõhna keha ümber ja me seisime üksteise embuses pikka aega. hea tund, sosistas ta mulle, kui öökull huikas. homme on pikk päev. ära unusta, et hommikul on mõõgavõitlustund. ta laskis minust vastumeelselt lahti. ma haarasin ta käed pihku, enne kui ta ringi sai pöörata. ma ei ole kavalants, ütlesin ma talle. ma olen Eeva, põrgu emand ja homme kavatsen ma sind mõõgavõitluses võita. Aksel turtsatas, aga tema käepigistus oli õrn. eks me näe, põrgu emand, eks me näe.
Te kuulsite 4. osa Häli Kivisilla ulmejutust Siidisärki kuldakörti. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui aga jutt lõppes liiga põneva koha peal ja nädal aega kannatada ei jaksa, siis hakka meie toetajaks lehel patreon.com/tumedad tunnid ja kuula tervet juttu algusest lõpuni juba praegu. Seni jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!